Läbipõlemine. Jah. Oi. Sellest on räägitud. Mõnes mõttes on nagu räägitud sellest, aga iga inimese kogemus on hästi erinev ja võib-olla sul on just see võimekus või oskus välja tuua neid külgi või mõtteid või tundeid, nagu sa ütlesid ka tundespekter on hästi lai ja sügav. Tunda välja nüüd, kirjeldada neid tundeid või kogemusi, mida inimesed võivad kogeda või siis mida sina kogesid, millega inimesed võivad samastuda läbi põlemise hetkel ja räägi, mis toimus sinus. Ma vahepeal ütlen ka, et Eve pani ära, aga mina vahepeal joon smuutit. Et Solarin Brands küll saadet enam ei toeta, aga mul kapis veel vedeleb neid. Igal juhul, kui tahate mingi vaadake sinuheaks.ee, saate mingid smuutisid osta, aga et mina vahepeal joon, mul on kõht tühi. Jaa, lase käia. Läbipõlemine. Läbipõlemine. Et minu jaoks see läbipõlemine oli veel selline, ma alustan selliselt siis endaga kogemusest. Tavaliselt mulle meeldibki rääkida enda kogemusest, mitte sellest, mida üldsus või keegi kuskil räägib. Et mul tegelikult kõik asjad, millest ma üldse räägin, tegelikult tulevad läbi minu enda tunnetuste ja kogemuste ja neid mul kogu aeg juhtub. Et elu on hästi kirju. Aga läbipõlemine siis, et minul oli niimoodi, et mul oli täielik tegelikult isegi vaimne kokkuvarisemine oli 2020 alguses ja ka ma ise lükkasin ennast sinna. Ja selle kohta tegelikult nüüd ma korra ütlen, et üks Poola psühhiaater, seda ma sain hiljem teada, mis ta ütles, kas 70-ndatel või väga palju kümnendeid tagasi, et kui inimene ennast läbi põletab või täielikult siis nagu vaimselt kokku variseb, siis tegelikult see sisemine päris ehe mina, tal on kõrini sellest, kuidas siis see inimene nagu opereerib nagu ja et ta ise loob selle sündmuse endale ja sealt, et ühiskonnas on tekitatud selline tunne, et see inimene on justkui luuser või läbikukkuja, et mingi jama on selle inimesega nagu. Siis sealt võid tulla igast diagnoosid, asjad, eks ole ka veel juurde nagu ja seda nagu häbenetakse. Võib-olla nüüd enam nii väga mitte, aga varasemalt küll. Tegelikult siis reaalsuses on ikkagi selline lugu, et siis see päris siis hing või kuidas keegi seda tahab nimetada oma päris minaks või päris olemus, et see tahab lihtsalt nüüd teha täieliku restardi ja uuesti üles ehitada nagu puhta mina pealt. Ja mina sain seda muidugi hiljem teada, sellist asja. Mul oli hästi endal keeruline kogu selle asjaga ka. Ma vahepeal mõtlesin, et miks ma tegin seda endaga, sest et mul kõik voolas. Ma olin juba täiesti, kõik asjad olid, see täitsa imel, ma kuskil läksin, kõik isegi lukus uksed avanesid, nagu, et selle põhjal ma sinna Believe'iga kirjutasin neid asju, siis mu enda kogemused nagu. Ja siis ma siis küpsetasin ennast läbi, eks ole. Aga ma tegelikult samal ajal nagu sain aru, et ma olin ka nagu teadvusel justkui, ma saingi aru, et ma tahtsin täielikku puhastust endale. Ma tegelikult soovisin seda nagu, nii-öelda pöördusin nagu universumi poole, kasutasin sel hetkel sellist väljendust ja siis ma sellega tegelikult lõpuks, et ma ei söönud ja ei maganud ja ma nagu siukene olingi üleval ja küpsesingi mõne päevaga täitsa läbi nagu. Ja samal ajal see oligi tegelikult suur kingitus, see tohutu kingitus oli, sest sellega juhtus selline asi, et seal oli asjad, mida ma ei näinud endas, isegi kui ma olin nagu suht terve elu ikkagi siukene tark ja äge ja kõik ja ikkagi kohal, ütleme võrreldes keskmise inimesega, aga ma sain aru, et midagi on kuskil täitsa valesti ja ma ei pane seda kokku nagu. Ja siis ma hakkasin siis seda nägema nagu ja ka tänu siis arsti ja psühholoogi abiga pärast. Ma pöördusin kiiresti siis et abi saama nagu, siis ma sain aru, et oi, nüüd on nagu täitsa, süsteem on täitsa katki nagu. Ja sealt siis tuli välja, et tegelikult mul on nii sügavad lapsepõlvetraumad nagu ja et nüüd tuleks hakata küll ka piire seadma ja kõik sellised asjad tulid järjest nagu. Ja aga et see tunne, et mis siis selle läbipõlemisega, et ega siis see jääb nagu päris mitmeks aastaks nagu. Et kõige sellisem, ütleme, tunne on hästi sügav apaatia, mis on see kõige raskem hetk, mida tihti siis ongi, et nagu siis depressioon või asjad. Mulle seda diagnoosi lõpuks ei pandud, nagu ma küll küsisin, äkki mul on vaja antidepressanti, ma vaatasin, siis ma ei tea, kuidas ma nagu, samal ajal ma nagu olin vahepeal nagu siuke rõõmus, hästi lapselik, olin nagu siuke, aga siis teisel hetkel ma nagu, oi, ma ei jõudnud isegi püsti tõusta voodist.
päris nagu reaalselt ja mul oli vaja ka vahepeal ka seina vastas, et käisin duši all, ma pidin istuma põranda peal, ma ei suutnud püsti seista, mul oli vaja mingit tuge oli, et kehas ei ole jõudu, mõistus ei tööta, mina küpsetasin nii läbi, et ma ei saanud enam isegi inimeste jutu sisust aru. Et lihtsalt laused mul nagu pea täitsa suitses nagu, otses mõttes ma ütlesin ka, et ma ei saa mitte midagi aru, lugesin mitte midagi ei saa aru. Hakkasin siis vaikselt, kui ma ennast tundsin mingite sellist 3 nädala möödudes või, mõtlesin, et okei, ma tahan nagu vaikselt proovida, et kui ma ennem lugesin hästi sügavaid ja tarku raamatuid ja siis ma vaatasin, et oi, riiulis seal oli Pipi Pikksukale ja siis ma proovisin seda lugeda, seda oli küll raske lugeda. Et eks siis jah, see on see tunne, et ei teagi, et kas tahad nagu edasi elada. Et see ei ole lihtsalt see, et mul on sügavalt ükskõik, see on lihtsalt see, et sa tunned, et sa ei suudagi. Kõik. Keha ei tööta, mõistus ei tööta. Mitte miskit nagu. Et nagu ma ütlesin, keeruline seletada neid tundeid nagu, aga kes seal natukenegi on olnud nagu, see teab, et lihtsalt see on nagu samal ajal muidugi on see ka, et oluline teada, et mis sealt üles kerkib, et tegelikult siis hakkabki üles kerkima, taas meil ongi niisugune hea tüdruku ja hea poisi sündroom, eks ole, me tahame teistele meeldida, mis meil siis üks niisugune põhiline roll tegelikult, et isegi need, kes käituvad vastupidiselt justkui nagu, et oi, ma olen nüüd nii nagu rebel, ma vabandust, ma kasutan ingliskeelset sõnu, mul tuleb nii automaatselt, ma räägin nii, kuidas tuleb nagu, et ma võitlen kõige vastu, siis tegelikult nad tahavad ikkagi meeldida, kas või iseendale meeldida, et ikkagi see käib ümber selle nagu see, et armastust ikka tahaks nagu ja siis, et on seda puudu jäänud ja siis see käib selle ümber selle, et mis ma sellega mõtlesin, on see, et kui me siis nagu läbi põleme ja me täiesti seal oleme seal oma ummikus, siis hakkavad need üles kerkima. Need tunded ja need, mis me oleme kunagi alla surunud. Et nii, et iga ühel võib see natuke erinevalt olla. Et ei saa ainult öelda päris üheselt, nagu, et siis võivad tekkida igasugused sügavad sellised paranoiad üles, nagu hirmud, või olla ka seotud tegelikult eelmiste eludega. Mis ma olen ise teada saanud, nagu, et ei ole ainult, et see elu meid mõjutab ja ja ka suguvõsaga ja üleüldse, et see võib olla väga selline, ütleme, košmaar, mis seal sees käib, nagu, et sa lihtsalt tunnedki, et sa oled kuskil põrgu leekides nagu, ja et ei näe välja pääsu sellest. See on minu kogemus. See tõestamisvajadus, seal on tohutu drive, mis on minust nagu väga äge, nagu väga kihvt asi. Aga teistpidi ta on väga lõhkuv. Ma ei mäleta, mis vanuseni me sinuga enne siin rääkisime ka minu sellest alaväärsuskompleksist, mis mu kunagi oli. Siis tõestamisvajadus on midagi, mis on, ma arvan, et täna veel mõne võib-olla 10% ulatuses alles. Aga väga vaikselt nagu hääbumas ja sellega nagu tööd tehtud. See on jälle kõhuke piir, mulle tundub, et me ühiskondlikult võib-olla tahame pump tööle. Ma panen pumba kinni. Mõtlesin, miks siuke taustamüra on, sina ei kuule vaata. Mõtlesin, kus see tuleb nagu mingi tuulekohin. Kergelt on hea. Pumba kinni, siis on kohe vaiksem. Nagu mingi see, mis on see, mul tuleb inglise keeles fänn, tiivik või see puhur, väike puhur on kuskil kohe puhub. Igal juhul jah, et see tõestamisvajadus on jäänud nagu alles ja ma olen märganud seda, et sellel on omad väga suured eelised, aga teistpidi ta võib osutuda ka väga lõhkuvaks. Ja täna nagu mulle tundub, et see jookseb paralleelselt kokku natukene sellega, et mida teised minust arvavad. Ja kui sa suudad jõuda sinna kohta, kus ma täna julgen öelda, et ma olen nagu jõudmas pärast 15 aastat võib-olla, kus ma olen täitsa pohhui. Nagu süvatasandil ükskõik, mida arvatakse. Jah, on olukordi, mis käivitavad rohkem, trigedavad rohkem mõnikord, muudavad emotsionaalsemaks, panevad rohkem vastama inimestele või nagu vastu ütlema või ennast kaitsma õigustama. Loomulikult need ikka tekib, ei ole ka mina.
mingi, ma ei tea, kes see, et ikkagi juhtub, aga ma näen seda, et kui see otsus on enda sees vastu võetud, et mul on ükskõik, mis lõpuks must arvatakse, suures protsentuaalses osas, siis on seda tõestamisvajadust ka nagu oluliselt vähem, jääb seda tõmblemist vähemaks ja üldse on kuidagi endaga nagu parem olla. Jaa. See ei tähenda, et see ei või muutuda tagasi, et aga siit on näha, et see on läinud ajaga nagu paremaks ja podcast on minul olnud väga suur osa sellest, kuidas seda nagu teha. Aga ma üldse arvan, et kui sa oled inimesena, tahad saada sellest, tahad kasvatada enesekindlust ja saada lahti sellest tõestmisvajadusest ja tunnustusvajadusest, siis hakka tootma sisu avalikku ruumi. See on lihtsalt nii räits elukool selle koha pealt, et sul ei jää muud üle kui olla see soomusega, sest et arvamusi on alati neid, kes suga nõus ei ole. Ja ma arvan, et see krokodili nahk ümber endale teha on ühtpidi nagu väga eluterve mingil tasandil. Aga et üleni krokodil olla, siis võib-olla see ei ole nagu õige. Pärast saab selle naha maha visata. Ma olen täiesti sinuga nõus ja mulle endal mul kohe jooksis siin 2 lugu, et vaata, kuna mul on loodan loomadega ka, see on täpselt tegelikult praktiliselt sarnane, et teistmoodi muidugi ütles mulle Nastik, kes tuli kui ma istusin jõe ääres kevadel ja ma mõtlesin, et ma esitasingi küsimus, et aga mis ma siis peaks tegema, et ma ei tahagi nii väga nähtav olla, aga tahaksin mu raamatud müüksid ja kõik, et siis tegelikult see on puhas kuld, nagu, et kuidas see kirja on pandud, et kuidas inimeste elusid muudab, nagu, et kes on saanud hetkega nagu nädalaga isegi mul elu mingid raskemad otsused lahendatud sellega, et ongi enda käest küsinud ja julgusega läbi läinud, et inimesi on erinevaid. Aga mis see vastus on siis? Aga vastus on siis selline, et see on parim tee ongi, sest seda ütles mulle see Nastik ka, kes tuli must, ta oli 1,5 meetri kaugusel, tuli ikka kivi peale, tuli vaatas koos minuga jõge ja oligi seal kuskil 20 minutit ja vahepeal ta magas ja ta ütles mulle lihtsalt, et vaata Eve, sul on vaja olla nähtav, sa ei saa oma missiooni täita ja selleks on vaja lihtsalt nagu vette hüpata, hakka pihta. Ja siis ma olin, et okei, ma ei ole kindel, aga kas kohe või? Ta ütles, et ei, algul puhkame. Ja siis seal oligi niimoodi, et see tuli muud infot ka, et kui on vaja ka seda nahka kasvatada, siis tõesti kasvata see nahk endale korraks, aga ära siis külmaks päris muutu, et kui on vaja ka ajutiselt selline, ütleme, võlukeep omale peale tõmmata, okei, aga pärast siis mida uska teeb ju ja maad ja kõik teevad ju, mida teevad maad, nad viskavad pärast selle vana naha maha. Et pärast on vaja sest ikkagi loobuda ka, et aga alguses on ju hea mõnus, kui on mingi sükene võlukeep on ümber, nagu miks mitte. Kui sa tee endale teistele haiget, aga pärast hakkad ikkagi endale ja oma lähedastele haiget tegema, sest et sul on peal kaitse, sest et tegelikult ei ole ju vaja ennast kaitsta. Aga alguses on võib-olla vaja, jaa. Sinu vaadates seda vastust, mis sa mulle andsid, siis esimese küsimusele, siis ma juba tean, et milline vastus sellele küsimusele, aga et saada rohkem sinu mõttemaailmast aru, siis kas sina pead oma ebaõnnestumist või seda läbipõlemist ebaõnnestumiseks või pigem anda sul sild? Ja võib-olla küsimus ka selle nurga alt, et kuna me ei tea mitte kunagi, millal negatiivne sildistatuna kogemus võib osutuda millekski väga ilusaks ja risti vastupidi ka, miski väga ilus võib osutuda väga valusaks ja ebameeldivaks, siis kuidas sa suudad neid eristada ja olukorras võib-olla aru saada sellest, et okei, ma ei tea, miks see juhtus, aga see on hea millegi jaoks. No võib-olla tuleb see hästi klassikaline vastus kõigepealt. Saad mult siit järjest hakata edasi küsima, aga kõigepealt ma vastan, et ei olegi mitte ühtegi valet otsust ega tegu, kui me just täitsa teadlikult ei lähe kellegile haiget tegema. Moraalses mõttes siis? Ja. Eetiliselt? Et
et tegelikult kuna meie enda sees on kogu see universum, noh, kui see päriselt inimene jõuab lõpuks sellesse kohta, siis ta saabki aru, et ahah, tal oligi vaja teha justkui näiliselt selline otsus, selline tegu, et ta näeks seda valu, mis on tegelikult ta enda sees ja kuidas ta ennast tegelikult päevast päeva saboteerib väga lihtsate asjadega, hästi lihtsate asjadega. Ja lihtsalt, et see ei ole see, et oi, ma jälle tegin vale otsuse ja muidugi siis on see koht küsida, et aga miks ma siis, kui tundub, et see on vale otsus, et ma saan tulemuseks midagi sellist, mida ma üldse ei taha, siis ongi aeg endalt küsida, et aga miks ma teen selliseid otsuseid? Sest keegi teine ei tee ju seda otsust minu eest, et see on väga hea koht ärkamiseks, enese teadvustamiseks, et ja aru saada, et aga ma ise loon seda. Kas ma nüüd vastasin või? Mul läheb endal vaata mõte mujale, mul on väga selliselt nagu, aju töötab väga aktiivselt, et ta läheb, mul hüppab kohe järgmisesse kohta nagu, et sa võid mul täpsustavaid küsimusi küsida. Ja ei, vastasid küll, jah. Et, ja mis mul nagu tuleb meelde aga kohe on see, et me rääkisime nagu lahendustest ja võimalikest nagu viisidest, eks ole. Aga kui sa uksest sisse astusid täna, tundsin eeterlik õlide lõhna. Ja mõne on küsimus, ma tõukka siia, sest et ma saan aru, et see sind aitas, et läbipõlemisest rääkides, siis taastumisel toetasid sa ennast taimede eeterik õlidega? Tegelikult mitte päris nii. Okay. Sest mul juhtus niimoodi, et sel hetkel ma tegelikult, mis mul kokkupuude oli eeterlike õlidega, oli siis sellised, mis on tegelikult on eeterlike õlidega selline lugu, et päris palju neid lahjendatakse või siis neid on järgi tehtud. Ja minul oli ka selline kogemus, millega ma olin kokku puutunud, käisin ka massaasis, ma taas ütlesin, et ma ei tahagi nagu. Ja mul on alati lõhnadega olnud, mul ei ole parfüümidega asjad meeldinud, mul on halb hakanud. Ja mul on hästi tundlik, ei kofeiini, mitte midagi, et ma ei on teed ka siis tõesti hästi mahedat taimeteed. Ja et hoopiski ma ei kasutanudki midagi, ma läksin selliselt sellest läbi. Sest et ega siis oli ega ravimitega ka, ma täitsa mingi hetkega ka ära surra, nagu mul on neid momente olnud, mul süda ei pea vastu ja kehapäe vastu, mis on tegelikult kingitus on. Ainult võib-olla tõesti mõni sügav rahusti nagu. Ja et aga kui ta on natukene kerguta või midagi, mul läheb kogu süsteem katki ja mulle, et jah, et mind on vägagi palju nagu uuritud, et see ei ole lihtsalt mul välja mõeldud, et nii on keha ilus kaitse. Aga millega ma siis kokku puutusin, et eeterlikud õlid tegelikult tulid alles see aasta. Ja see oli rohkem selline, et ma hakkasin vaatama, et kuidas nad töötavad, mis nad teevad, sest mind on alati taimed on väga huvitanud. Ma olengi kasvanud nendega üles. Aga siis kui ma nüüd tulen tagasi selle juurde, et mida ma siis kasutasin, kui ma ütlesin, et praktiliselt mitte midagi ja kui midagi ka oli, siis näiteks korjasin ise angervaksa. Sellega oli mul juba varasemalt kogemust, et angervaks ise mulle kunagi ütles, et mul olid ka ärevushäired, ma tegelikult suht terve elu elanud ärevushäiretega, no tegelikult olengi, et ise mitte täpselt aru saanud, et siis angervaks mulle ütles, et kuulad, et näed, korja mind ja teed ja ma isegi ei teadnud sel hetkel, mis see angervaks täpselt on. Ja siis hakkasin vaatama, kes ta siis on ja siis tuligi välja, et see on üks parimaid viise üldse ennast tegelikult rahustada. Ma et see ei pea midagi ostma. Aga kuidas see sõnumid tulevad sulle niimoodi? Mõtlesin see koht, ma saan aru, et see ei ole ju reaalselt ei vestlaine, see tuleb ikkagi sinu sisse, aga et anda inimestele kuulajatele nagu aima natukenegi, kes võib-olla ei ole nii tundlik või pole kogenud selliseid asju, siis kuidas sa seda suhtlust defineerid? Tegelikult see on erinevat moodi, ma vahel päris füüsiliselt räägin ka ja ütlengi aitäh ja ma täitsa julgelt nagu, et seda enam sealt infot tuleb nagu, et see, et ma neid nagu austan selles mõttes, et seda enam nagu, ja ma olen teinud ise selliselt nagu nüüd selle suvega, et viinud ka inimesi täitsa nagu sellised nagu väike rännakmatk, täitsa tavalised inimesed, et
et saavad ise rääkida taimedega ja töötabki, kuulevadki erineva häälega, tulevad erinevad sõnumid ja mis neil täpselt on vaja kuulda ja väga õigesse kohta saavad sellega, saavadki oma küsimustele nagu lahendused ja asjad, et kuhu nad nagu siis edasi nagu jõuavad. Noh, näiteks ühe naisega oli niimoodi, et talle seal see taim ütles, mul tahtsin seda lihtsalt jagada, ütles, et algul ta mõtles, et ta kindlasti ei oska nagu, ma proovis, ta on nagu, oi, see räägib, oi, kuule, see ka räägib mulle ja siis ta ütleb, et kuule, tead, see ütles mulle, et näksi muru nagu, aga mitte selline nagu üleolevat lihtsalt, et noh, et sul oleks vaja nüüd päriselt hakata nüüd muru sööma nagu ja pärast hiljem tuli sellel naisel välja, et tal ongi, et tal on kehast on puudu rohelistest siis nendest köögiviljadest, mis need on siis lehtviljad või? Tumerohelised lehed. Ja, just, et tegelikult oli kõik info oli nagu. Aga hea on küsida nagu mõtetes. Et küsidagi, et mis sina soovid öelda? Ma tean, see kõlab võib-olla väga selliselt hullumeelselt, mina kunagi mõtlesin ka, aga jah, eks mul on alati seda tegelikult infot tulnud, enne kui ma isegi küsinud lapsena istusin, et tahangi kohe öelda, et kuna ma olen töötanud just selles IT-valdkonnas ja juhina, juhtide mentorina, ma ei ole õppinud juhtimist, ma ei ole õppinud IT-d, aga ma olen selliseid vägevaid vägitegusid teinud, millest siis on üldse inimesed aru, et teised juhid, et kus kohast tal see info tuleb? Kuidas ta teab, kuidas ta üldse nii vahetult reageerib, nagu järjest põmm, et ka sellised, kes seal 35 aastat on olnud troonil, nii-öelda vanad dinosaurused, ja et me ei saagi hakkama selle nagu plikaga, no jumal plika ka veel nagu, et kus kohas ta selliselt reageerib, aga see ongi see, et ma olen ühenduses ja sama on see, et ma käin hästi palju looduses ja ma näen seda, ma vaatan, kivi, ja sealt jookseb ka info näiteks, kui ma mõtlen midagi, siis sealt on nagu info on olemas, ümber on igal pool info, et ma lihtsalt tahtsin seda öelda, et ei pea seda kartma, et hulluks minna. Probleem on pigem selles, kui me satume sellisesse eufooriasse, oi, oot, ja sa tahad midagi tõestada teistele. See on tegelikult see probleemkoht, et me tunneme, et oi, nüüd see maailm on teistsugune ja siis hakkab mingisugune nagu sügavat paranoiat tööle ja sa hakkad nägema varje seal, kus tegelikult võib-olla ei olegi vaja näha nagu, et see on nagu jama koht on nagu. Ja et kui sa suudad selle vaikselt ise ära hallata, see ei ole üldse probleem, see suur kingitus on see. Aga kui sa tunned, et sa on hirmsasti vaja teistele rääkida, siis sul on tegelikult on probleem. Sa tahad nagu mingit tunnustust, sa otsid tõestust kellegi teiselt, keegi ütleks sulle, et jah, nii on või nagu, ma olen ise selles olnud ka, et ma algus tahtsin ka hirmsalt rääkida, helistasin sõbrannale, oi, rääkisin, oi, sa ei tea, mis mul kõik, aga siis see kadus see tunne ära. See oligi siuke eufooria nagu, et näe, ma lõpuks olen ka miskit, vaata, ja asjad on üldse teistmoodi, et tegelikult saab selle ilusasti enda seest lahendada, enda kasuks tööle panna ja peagi eriti midagi rääkima ja mul ei olegi ka seda, et ma seda kogu aeg käin kõigile räägin. Täna nüüd tuli see küsimuseks, siis ma nagu vastan seda selliselt, et jah.